No tervitus! Taas kord käes aeg uus video käima panna ja seekord samamoodi buss jälle pakitud ja lähme lastega kolmekesti sellisesse huvitavasse kohta nagu sügislaager. Et toimub see kuskilt Koselt natuke edasi Tartu poole. Et lähme vaatame, mida teevad teised matkajad. Enamus seal küll vist on telkidega. Aga meil ju sisuliselt on tegemist ka telgiga, lihtsalt kõva katus ja 4 ratast on all, et lähme vaatame. Eelmine aasta sai, või õigemini selle aasta alguses sai ju käidud talvelaagris, et lähme nüüd seekord siis ka sügislaagrisse. Nii et vaatame, pakin siit veel kiirelt asjad kokku ja äkki saame enne väga suurt pimedat veel liikuma hakata. Nii, õhtu pimeduses oleme jõudnud kohale siia. Mis see koht oli? Matsi järve vist? Matsimäe karjäär. Ja siin on tool, siis tegime Kerta ja Senda auto siia. Meil on buss täiesti, pime on, ei näe, tee ääres, aga ja siia saame teha, paneme toolid ja teeme grilli pärast ja Kert ja ta tütar panevad siia siis endale telki püsti. Et vaatame, palju me täna siit üldse filmime või ei filmi, aga ilmselt põhiaktsioon hakkab üldse homme käima, siis vaatame, lähme kuhugile matkarajale ja teeme. Noh, mis sul juhtus? Noh, aga tõuse püsti siis. Kuitsu läheb mudaseks ju. Hops. Kuitsu läheb mudaseks. Mis sul läks silma? Uni läks silma või? Midagi läks silma või? Vaata, aga koer ikka naerab. Miks sa jonnid? Koer ikka naerab. Aina. Tal ei olnud enne keel väljas, nüüd on. No võt, nii me siin chillame ja vaatame, teeme varsti grillivärki. No nii, käes on siis nüüd juba teine päev. Mis sul jäda? Jah, saia. Vaatame, mis täna saab. Kui on küsitud, et mis bussi juures ehitaks teistmoodi, siis näidata teile, mida bussis järgmine kord teistmoodi ehitaks. Ei ehitaks enam valget sisu. Et see on siukeses looduses käies on see päris karm, jah. Aga mis seal ikka, vaatame hommikused väikesed võikud ja siis lähme vaatame, tipime ringi kuskil, vaatame, näitame äkki teiste telke ja vaatame, mis siin veel huvitavat teha saab. Nende väikse matka ka või? Vaata. Oleme jõudnud siia üldplatsi peale ja siin kohtus me niisugust Roome ja seikleb. Temalt saime siis siukesed toidupakid, Eesti omad, mida siis kindlasti proovime. Ja Romeo täna siis magab ise siukeses telgis. Ahi on sees ja siin on üldse telke igasuguseid erinevaid. Ja lastel on siin turnimisala tehtud ja seljakotid seljas ja me otsime nii palju toitu. Jah, me teeme väikest matkarada, mis siin on. Et aega on, saate me teeme mõnda aega. Ja võtsime kaasa siis need toidupakid, mis Romeo seikleb kanal meile lahkelt jagas. Vaatame, priimus on kaasas. Saame kuskil tule üles teha, need toidud ära maitsta. Et veel kord suured tänud sulle. Ja ega muud ei oskagi midagi öelda. Vaatame, mis me siit veel näeme. Issi teeb sust videot. No rääkige ära, mis te rääkida on. No.
jah, krõpsu ja saia võtsime igaks juhuks kaasa. Näed, nüüd lähed siit trepist alla ja vaat, äge. Ilm õnneks peab, saime mõned drooniklipid ka teha ja kerge udukat vahepeal tuleb, aga pole hullu. Ägevad laudteed lähevad. Täiega sakib tee või? No nii, oleme 45 mintse vähemalt matkal väsima, aga noh, natuke puhkavad siin jalga, kui aeglasemad järgi jõuavad. Aga vaatame, meil ei ole enam pikk maa, ei ole Kollassaare poole, et üle poole oleme ära kõndinud. Siis saab lõpuks süüa teha või? Tahaks praegu süüa. Jaha. Aga siis ärme puhka. Ja lähme kõnnime edasi, siis saame veel Valgest tagasi ka. Laudtee sai läbi. Pikemat aega sai läbi. Nüüd on siuke mõnusalt mägine pinnas. Tempo on kiirem. Natuke kõnnime edasi, siis saab juua. Et tempo on kiirem, aga füüsiliselt palavam. Matkasime, mis me matkasime, aga kohale jõudsime, need ei ole õudsed asjad. Pildid on. Ja seal taga siis tundubki, et on see hoone, mida me otsime. Ja. Et see on see, mida me oleme siit viimased 1,5 tundi kõndides otsinud. Ja, aga ärge karjuge, seal on veel inimesi. Vaat, no vaatame, äkki saame siin söögi ära teha ja siis hakkame vaikselt tagasi liikuma. Lapsed juba kiskus pakid lahti. Juba söövad küpsist siin. Ja, pasteedi moodi asi. See ongi lihase. Ja. Vaat, nii et paneme vee sooja. Teeme endale väikese bolognese ja siis vaatame edasi. Tüdrukud, kuidas maitseb? Hästi, väga hästi. Oh my god, joo, mitä sulla joku siellä verkkoon. Mutta Liisa. No, pista suu. Nii et veel kord tänud Roomeole, kes meile selle paki andis. Ja eks võib-olla siis tulevikus äkki Roomeaga kuskil seikleme koos kõik kampas. Nii et see on äge, kui kõik inimesed lõpuks ühte kohta kokku koonduvad ja saavad ka nii-öelda peale seda, et ainult kuskil YouTube'i all kommentaari jätad, siis saad ka päriselus inimesega suhelda. No nii, oleme siin metsal tuiamas. Siin on siukesed suraivel. Ja seal oli eelmised matkalised just olid ka seal lõkkeplatsil. Ütles, et minge ja avastage, et milline oli see, millisest nemad siis öö veetsid. Ja näe, lapsed leidsid. Just, järelikult siin all nad täna öösel magasid. Ja proovige. Muidugi kannatab. No võt. Ei ole. Ja siia teed suure lõkka alla ja see kiirgab ilusti sinna onni alla. Ma vaatame selle viimase pesa ka siit üle, kas siin lastel on lõbu kui palju. Märg, jah. No vaat, sellised vahvad honnikesed on siin metsa all. Et kes tahab, tulge avastage ja saate ka rahulikult öö siin vette. Et metsa all puitu on ja vaadake, siin ma näitan. Nii tore, et pange subscribe. Siin vaadake kui suured seened. Pane Pirke enda jalg kõrvale sinna seenele. Just. Laste jalgade suurused seened. Pane Liisa enda. No nii, siin on nii pime, aga tegime ka enda kirja siin ära, paneme nüüd siit ilusti tule kustu ja oleme siit majakast välja, hakkame tagasi vaikselt sügislaagri poole liikuma. Vastal hakkab juba jahe, aga matkates hakkab kindlasti soe, nii et lähme tagasi
aga tõesti maja peremehele või kes seda siin üleval hoiab, siis tõesti suur kummardus, väga ilus elamine on. Nii, matkalt tagasi tuldud 19 000 sammu, aga mille peale ei mõtelnud oli, et toolid jäid välja. Vahepeal tuli niisugust senekat, siis mõte oli, et kui võtame toolid kiirelt ära, saab istuda vähemalt. Laagrist siin see linnu siit oli. Vaat kus aurab. Ja, nii kaua kui issid siis mõtlevad süüa, siis lapsed saavad teha nutinurka. Nii, kiire õhtusöök ja lapsed läksid praegu Gerdi ja Jasperiga puuotsi ronima mingi traksidega. Vaatan, teen siin liha ära, sööme ära pärast ja vaatame, mis siis põhiplatsi peal toimub. Lõkike on vaikselt valmis saanud. Ilmselt tuleb ta nüüd ära süüa. Kuidas sa said sinna puu otsa? Jasper, sina tõmbasid teda. Tõmbasin, jah? Sina pagana poiss. Ja tema tahtis? Ei tahtnud. Aga sa ei lubada nad Ühesõnaga, alla. mina ja Jasper tegin siin lastele atraktsiooni. Tõmbasin lapsi puu otsa. Nüüd üks ripub seal. Enne päästa Liisa ära ennem kui ta surma saab. Ma ei saa surma võib-olla. Nii, oleme lõpuks jõudnud siia ühisala peale. Lastel on siin mäi nagu eilegi ja rahvast on palju. Pimedas õnneks ei näe kedagi. Ja vaatame, chillame. Et vaatab, palju täna üldse siin veel midagi filmib. Et kergelt niiska ja märg on olla, aga ei ole hullu. Nonii, sellekordne trip on siis läbi. Siuke oli siis meie sügislaager. Väga palju videot ei ole sellest, aga kes tahab teha, mis sügislaagrites toimub, peavad ise kohale tulema. Nii et lapsed, öelge jah, tšau veel ja Külalistega. ja lehvitage teie ka.